Nüüd räägime kirjalikust lahutamisest. Kirjaliku lahutamise esimene reegel on see, et arvud peavad olema kirjutatud niiviisi, et järgud oleksid üksteise all kohakuti, et ühelised oleksid üksteise all, et kümnelised oleksid üksteise all ja et ka näiteks sajalised ja tuhandelised oleksid ilusti üksteise all. Ning siis tuleb hakata lahutama kõige tagumisest järgust. Praegu on meil kõige tagumiseks järguks ühelised. Lahutame 8 miinus 3 ja see on 5. Vastuse kirjutame üheliste tulba alla. Nüüd lahutame järgmist järku ja järgmine järk on kümnelised. 5 miinus 2 on 3. Kirjutame selle kümneliste tulba alla ja vastuseks saime 35. Veel üks näide kirjalikust lahutamisest. 72 miinus 39. Hakkame lahutama ühelisi. 2 miinus 9. Kuna 2 on väiksem kui 9, siis ei saa seda ju justkui teha. Nüüd tuleb laenata järgmiselt järgult kümnelistelt 10 ja kirjutada see üheliste kohale. See täpp, mille ma kirjutasin, aitab meil meelde jätta, et 7 on ära võetud 1 kümneline. Nüüd liidame kokku selle üles kirjutatud 10 ja 2. See on 12 ning seejärel lahutame 9. Vastuseks saame 3. Kirjutame selle üheliste tulba alla. Nüüd lahutame kümnelisi. 6 miinus 3 on 3. Vastuse kirjutame kümneliste tulba alla. Kuid miks 6 miinus 3? Sellepärast, et see täpp siin üleval näitab, et tegu ei ole enam 7, vaid ühe võrra väiksemaga ehk 6, sellepärast, et me laenasime sealt üheliste kohale 1 10. Niiviisi saime vastuseks, et 72 miinus 39 on 33. Kolmas näide kirjalikust lahutamisest. 100 miinus 68. Kõigepealt hakkame lahutama ühelisi. 0 miinus 8. 0 miinus 8 ei saa teha, sellepärast, et 0 on väiksem kui 8. Tuleb laenata kümneliste kohalt 1 10. Kuid kümnelisi tähistab ka 0, see tähendab, et sealt pole midagi võtta. Nüüd tuleb minna sajaliste kohale, võtta sealt 1 10 kümneliste kohale ning laenata sealt 1 10 üheliste kohale. Nüüd liidame kokku 10 pluss 0, mis on 10, ja lahutame sellest 8 ning saame vastuseks 2. Selle kirjutame üheliste tulba alla. Seejärel lähme kümnelisi lahutama. 9, sellepärast et see on 10, mille kohal on täpp. 9 miinus 6 on 3. Vastuse kirjutame kümneliste tulba alla. Seejärel lähme sajalisi lahutama. Kuid sajalisi ei ole enam 1, vaid on 0, sellepärast et ühe kohal on täpp. 0 miinus 0 on 0 ja seda 0 pole vaja vastusesse kirjutada. Nii et 100 miinus 68 on 32. Kuidas teha tehet 63 miinus 2 kirjalikult? Kõigepealt lahutame ühelised. 3 miinus 2 on 1. Vastuse kirjutame üheliste tulba alla. Seejärel lahutame kümnelisi. Kuid meil on 6 ja tühi auk. Sinna tühja augu koha peale võib kirjutada 0 mõttelise. Sellepärast, et see tähendab, et seal ei ole ühtegi kümnelist. Nüüd lahutame 6 miinus 0 ja see on 6.
Vastuseks saime 61. Kuidas lahutada kümnendmurde? Kõigepealt kirjutame kümnendmurrod üksteise alla niiviisi, et komad jääksid kohakuti ja siis jäävad ka kõik järgud üksteise alla kohakuti. Seejärel hakkame lahutama kõige tagumisest järgust. Hakkame lahutama sajandikke. 8 miinus 3 on 5. Vastuse kirjutame sajandike tulba alla. Seejärel hakkame lahutama järgmist järku, kümnendikke. 2 miinus 0 on 2. Vastuse kirjutame kümnendike tulba alla. Seejärel lahutame ühelisi. 5 miinus 1 on 4. Vastuse kirjutame üheliste tulba alla. Ning nüüd on aeg kirjutada koma. Koma tuleb kirjutada täpselt ülevalt alla. Siia. Nõnda saime vastuseks, et 5,28 miinus 1,03 on 4,25.